Tere jälle! Käesolev nädal on eriline. Eriolukord kestab veel selle nädala lõpuni. Ehkki piirangutest loobumine toimub samm-sammult, oleme me siiski teel tagasi harjumuspärase elukorralduse juurde. Või vähemalt nii me kõik loodame. Tänases suvespungis me uudistamegi, milline suvi ootab meid ees ja mismoodi erineb see varasematest. Kohe liituvad meiega tänase vestlusringi osalejad, kes jagavad häid vihjeid, mida sel suvel näha, teha või kogeda saab. Alustame suvespungiga. Mul on hea meel tervitada meie tänase virtuaalse vestlusringi osalejaid. Esimesena Liis Lainemäe, Sibulatee eestvedaja. Tere, Liis! Tervitused kõigile! Kust kaugelt sina meiega täna siis liitud? Täna ma olen oma kodus Tartus Karlovas, nii et Sibulatee esimene ots jääb minust umbes 13 kilomeetri kaugusele ja Sibulatee süda Alatskivini 40 kilomeetrit minna. Sa oled Sibulatee eestvedaja. Millal sa ise viimati Sibulatee jalgratta või autoga läbi sõitsid? No jalgrattaga tuleb tunnistada päris läbi. Sibulatee on päris suur, nii et ma päris läbi jalgrattaga ei ole sõitnud. Olen üksikuid osasid jalgrattaga mõõtnud, aga autoga käisin alles eelmisel nädalal vaatamas, kuidas siis sibulateelised elavad. Suur tänu meie suvespungiga täna liitumast. Meie teine virtuaalvestlusringi osaleja on Urmo Saareoja, Tallinna Lauluväljaku juht. Tere, Urmo! Tere ka minu poolt! Täna toimub Tallinna Lauluväljakul Smilersi autokontsert. Ma usun, et sa kindlasti osaled ka ise seal, aga ma tegelikult küsiksin alustuseks hoopis, et millal sa viimati või millisel üritusel sa enne tänast viimati laulupeol ise osalesid Lauluväljakul? Ma usun, et ma saan nüüd üle kavaldada, et kõik tahaks kuulda justkui, et see oli enne kriisiaega, aga tegime Lauluväljakuga natuke pattu. Eile toimus meil selline peaproov siis kogu ülejäänud päevadeks, nii et eile oli siis tegelikult see päev, kus siis mina sain üritust külastada. Tõsi, see oli kinnine üritus, see oli katsetuseks mõeldud, aga läks see siis ikkagi autoüritusena kirja. Tõsi, siis natuke teistmoodi ja teistsuguse lähenemisega kui tavakontserdid, tavaüritused. Kõik läks hästi, ma saan aru? Kõik läks hästi, tänaseks oleme valmis. Suurepärane. Riine Rander, MTÜ Visit Saaremaa turundusjuht. Tere, Riine! Tere! Oled MTÜ Visit Saaremaa turundusjuht, siis võiks eeldada, et kas sa liitud meiega Saaremaalt? Ja, olen Kuressaares, Saaremaal, oma kodust. Milline on kõige ilusam või võib-olla põnevam asi, mida sa viimati Saaremaa kohta meediast lugesid? Kõige parem oli ikkagi see uudis, et saared on taas lahti, saarlased saavad minna mandrile ja kõik need inimesed, kes on nii kaua igatsenud tulla kas saartele, vaadata oma vanemad või pereliikmed üle maamajad, siis nüüd neil oli see võimalus tulla. See oli tõepoolest rõõmustav uudis kõikidele, ilmselt nii teile kui ka meile siin mandril elavatele. Aitäh meiega vestlusringis liitumast. Ja meie neljas külaline Keiu Telve, Vabamu terevdirektor. Tere, Keiu! Tervist! Kui sa saaksid viibida ükskõik mis paigas maailmas, siis kus sa tahaksid hetkel olla? Ma jääksin täiesti siia Eestimaale, sellepärast, et eelmisel pühapäeval, kui oli emadepäev, siis tabas mind väga selline tore äratundmine, kui olulised ja kallid on minu vanavanemad, kellega ma ei ole saanud mitu kuud koos aega veeta ja ka emadepäev seekord toimus üle lävepaku väga sellisel ohutus kauguses, 2 meetri kauguselt. Ja kui ma saaksin olla ükskõik kus, siis ma oleksin praegu külas oma vanaemal ja sööksin võib-olla tema toredaid pannkooke lõunaks. Ja veel parem, võib-olla me pärast teeksime ühe jalutuskäigu muuseumisse, et see oleks, kui ma saaksin teha ükskõik mida, ükskõik kus, siis ma arvan, et ma veedaksin oma pärastlõuna täpselt niimoodi. Kõlab armsasti. Aitäh meiega liitumast. Paneme kõik. No nii, suvi on meil ees, see on pisut teistsugune kui meie varasemad suved, aga hakkame oma tänase vahva teemaga siis kuskilt otsast pihta. Ma võib-olla küsiksin Keiu käest esimesena, et teadupärast
muuseumid sulgesid eriolukorra ajal oma uksed ja tegelikult alles käesolevast nädalast te olete külastajatele taas avanud need uksed. Kui suur ehmatus siis see oli, et muuseum ei saagi enam külalisi vastu võtta? Ma mäletan seda nii hästi, see tuli praktiliselt üle päeva, et kõigepealt 12. märtsil me tegime varuplaani, et me paneme muuseumitesse vähem inimesi, viime kodukontorile üle ja keskööseks, sama päeva keskööseks tegelikult oli tulnud uudis, et reedel me enam muuseumit avada ei saa ja kõik järgmise 2 kuu sündmused, üritused, plaanid tõenäoliselt on pausi peal. Aga toona ju tegelikult me ei teadnud, kas see on 2 kuud, kas see on 5 kuud, kas see on pool aastat, et täna me pigem oleme Vabamus väga õnnelikud, et me saime nüüd uksed lahti teha ja suvehooaeg on ju veel ees, nii et me ootame huviga seda, mis on tulemas. Ega töö kodukontorites seisma ei jäänud, et uksed olid küll muuseumis kinni, aga see andis meile omajagu mõtlemisvõimalusi ja mitmed asjad me viisime üle hoopis veebikeskkonda ja samas usinasti ja heas lootuses valmistasime ette seda suvehooaega, mis on siis nüüd kohe-kohe algamas, et meil on ka päris mitu sellist üllatust oma külalistele selle järgmise 3 kuu jooksul. No Vabamu täispikk nimi on ju tegelikult okupatsioonide ja vabaduse muuseum ehk Vabamu. Eriolukord on meie kõigi jaoks tähendanud piiranguid ja võib-olla sellisest harjumuspärasest tegevusest loobumist. Kui palju sa oled Vabamu kontekstis selle peale viimastel nädalatel mõelnud? Hästi palju. Meil on, kui mõelda niimoodi, me just hiljuti avasime, hiljuti see tähendab esmaspäeval, avasime seoses muuseumi avamisega erinäituse. Erinäituse nimi on Minu vabadus eriolukorras. Sest kui paljud inimesed tegelikult praegu mõtlevad, et millal oli see viimane hetk ajaloos, kui välismaale nii kergesti ei saanud või Poolast läbisõitmine oli nii keeruline või näiteks kui vaadata fotosid, siis millal oli see hetk, kui hommikul kell 10 ei ole Viru ringil mitte kedagi. Et sellised fotokõrvutamised näiteks praegu ja nõukogude aja fotosid võrrelda, see tekitab täiesti uue perspektiivi. Kuigi aeg on väga palju teistsugune, siis see paneb mõtlema, et mis on täna meie vabadustega juhtunud ja millistest vabadustest me kõik enam või puudust. No kas Liis, Urmo, Riine on teis antud kontekstis, milliseid mõtteid on see teis tekitanud? Ma ei küsi, millal te viimati Vabamus käisite, aga milliseid mõtteid see piirang ja piirid, mis meile on ette seatud, on tekitanud nüüd praeguseks hetkeks, kui me neist jälle järk-järgult loobume? See on kindlasti olnud väga põnev olukord just ka, ma arvan, ka saarlaste puhul just see, et üleöö enam saarlased ei saanud välja kuskile siit minna, kes oli sees, kes väljas, kes oli Saaremaal registreeritud, see sai sisse. Aga ma arvan, et see pani päris korralikult ikka sellise maailmapildi kuidagi liigutas paika või et pani täiesti uue sellise perspektiivi tunnetuse, nagu Liis või siin enne ka mainiti, et Keiu mainis, vabandust, et see on ja nüüd, kui on see vabadus nii-öelda rohkem käes, siis seda enam, ma arvan, hindame seda kõike, et liikumist. Liis? Mis on väga huvitav, et meie mõtted viisid tagasi aastasadade taha, et meie kandis ju elavad ka vene vanausulised, nagu te tõenäoliselt olete kuulnud. Ja kuidas nemad siis hoidsid endid eemal erinevatest haigustest ja kriisidest, mis siis aastasadu tagasi maad laastasid, oligi selline eraldatus teistest, kui külalised tulid, ei pakutud enda toidunõudest kunagi süüa juua, kui tulid oma inimesed tagasi kusagilt näiteks töölt kaugelt, nad olidki mitmeid nädalaid karantiinis, ei suhelnud kellegagi. Ehk et mõnes mõttes on see nagu juurde tagasi eriolukord meie jaoks.
Urmo, mida ilusamaks on ilmad läinud, seda rohkem on lauluväljakule vist tulnud ka jalutajaid ja spordiharrastajaid. See elu nagu vaikselt võtab tuure üles. Mil määral on siis olukord teid mõjutanud ja mis nendest suvistest plaanidest siis saama hakkab? Ja meie jaoks on kahtlemata tegemist ülikeerulise olukorraga, et meie olime ju tegelikult valmis hooajaks lauluväljakul. Sel suvel ei toimu Rammsteini, mida kõik ootasid. See on suure publikuga üritus ja tegelikult oli ka pisut väiksemad kontserte ette nähtud, mis paraku sel suvel jäävad ära. Aga teisest küljest loomulikult selle asja juures on positiivne see, et inimesed on tee leidnud vabasse loodusesse, õhku, et meie park, ma väidan, et ei ole kunagi olnud nii populaarne kui praegu. Meil on palju rattaga sõitjaid, meil on väiksed grupid, kes teevad treeningut pärast seda, kui reeglid nii-öelda lõdvenesid ja seda tohib jälle teha. Et siin on omad võimalused, mida täna kõike teha õnnestub ja võib-olla inimestel on veel selline emotsionaalne plokk, et ei taheta ka sinna siseruumidesse minna, vaid pigem tahetaksegi leida lahendusi, et püsida värskes õhus, looduses, mis meie jaoks tegelikult on ka väga hea, et me näemegi neid rõõmsaid ja särasilmseid inimesi, kes ongi väljas, kes ei tahagi meie siseruumidesse tulla. Nii et eks kõlab võib-olla natuke halvasti, aga igas halvas on ka natukene head ja antud juhul see on asja juures väga positiivne. No sa rääkisid mõned nädalad tagasi Äripäevas sellest, et teil olev suvi tõepoolest töötab tulla kontserdite vaene. Rammsteini juba nimetasid, kauaoodatud kontsert jääb paraku ära. Aga mis sa arvad siis, kas eriolukorrast väljudes on see jätkuvalt nii või on meil mingisuguseid muid perspektiive? Ja, et me ju tegelikult hetkel ei tea, et kuidas ürituste turg edasi liigub just selles osas, et mida inimesed teevad, mida inimesed mõtlevad. Me oleme päris pikalt nüüd ju kõik olnud karantiini tingimustes, 2 kuud nii-öelda justkui oodanud midagi ja keegi lõpuks ei tea, et kas see karantiin justkui siis oli positiivne sellele, mis mõjutab siis majandust, kõike seda poolt, et need diskussioone on palju olnud. Ja ka meie tegelikult ju ei tea, et mis inimesed teevad, et kas inimesed tahavad suurtele üritustele tulla või inimesed ei taha nendest suurüritustest osa võtta. Et jällegi, et need on need kontaktid, see on see kogunemine, et seda hetkel on üpriski raske ette ennustada, just ennekõike ma pean silmas neid suuri ja veel suuremaid üritusi. Et on näha, et väikestest üritustest inimesed tunnevad juba praegu rõõmu, ma pean siis silmas seda, et meie oleme alternatiivi leidnud siis selle näol, et alates tänasest on lubatud siis autoga üritusele formaat. See on osutunud üle ootuste populaarseks, aga jällegi, et kuna inimesed ei ole meelelahutust saanud ja Eestis ikkagi teatavasti on meil piisavalt palju inimesi, kes alati on käinud kinos, sündmustel, teatrit külastanud, et nemad lihtsalt tahavad meelelahutust ja meelelahutust nautida. Nii et võib-olla on siin nagu 2 asja koos, aga jah, et mis saab sellistest suurematest üritustest, siis võib-olla täna on veel raske ennustusi teha selle koha pealt. Liis ja Riine, ametlikult pole turismihooaeg veel alanud, aga kui ekslik võiks siis olla arvata, et eriolukord pole teie tegemisi eriti palju mõjutanud? Saaremaa ju oli täiesti lukus, enne rääkisime, nüüd enam nii ei ole. Mis mõtted? Võib-olla Liis kõigepealt. Meil oli isegi talv väga keeruline, sest ei olnud lund, ei olnud jääd, kõik sellega seotud turismiteenused sealt jäi nagu raha koju toomata ettevõtjatele, et oli juba keeruline talv, nüüd on selline kevad, kus ei olnud ka külalisi, aga selle juures on ka selliseid häid külgi ehk et kui me mõtleme ja räägime turismiettevõtjatega Sibulateelt, siis keegi ei ole nagu lusikat nii-öelda nurka visanud, kõik mõtlevad positiivselt tulevikule. Paljud ehitavad, on leidnud nüüd aega, et need oma unistused ja ideed ellu viia, paljud ehitavad, renoveerivad, mõtlevad välja uusi tooteid, ka kontaktivabasid tooteid, et mõnes mõttes võib-olla selline kriis on ka restardi tegemiseks suurepärane olukord. Riine. Ja, et kui Liis siin mainis, et neil nagu
just tõi välja selle lumevaese talve, siis võin öelda, et tegelikult Saaremaale see mingil määral ka mõjus hästi, kuna inimesed ei saanud minna suusatama, nad soovisid siiski puhata talvel ja väga paljud tulid ka just saartele või Saaremaale ka spaasse. Ehk siis tegelikult, kui me vaatasime mingit statistikat, siis numbrid olid head, kuid nüüd tuli ka suur põnts ja numbrid läksid nulli. Aga samas oleme tõesti optimistlikud, et eks paistab, mis suvi toob, aga ma arvan, et inimesed on väga leidlikud, nii a la ürituste korraldajad, kontsertide korraldajad, et nad leiavad ikkagi viisi, kuna inimestel on siiski see janu reisida, nad soovivad siiski tarbida kultuuri. Võib-olla tõesti tehakse kas mingid veebis rohkem ka asju või siis, et tõesti vabaõhumuuseumites ja kõik see, et ma arvan, et see tuleb väga leidlik suvi ja üldse hakatakse nuputama teistmoodi viise, kuidas läheneda. No aga sellest mõttelõngast kohe kinni haarates eriolukorra ajal kehtestatud piirangud liikumisele ja üritustele on nüüd nagu pisut leevenemas. Mõned reeglid aga jäävad siiski kehtima ja mis te arvate, kas elu läheb nüüdsest siis nagu põhimõtteliselt edasi või pelgavad üldse inimesed esialgu avalikke üritusi ja avalikke kohti? Mis sa, Keiu, arvad? Me just tegime antropoloogidega ühe uuringu sellel teemal, et mis siis praegune suhtumine on. Ja üldlevinud või selline sisetunne, mis sealt välja tuli, oli see, et inimesed tegelikult väga ootavad välja minemist, üritustel osalemist, kinno minekut, teatrisse minekut, kontserdile minekut. Et mina pigem arvan, et sellel suvel selline Eesti-sisene turism, inimeste liikumine vastupidiselt läheb hästi käima ja võib-olla me otsimegi selle asemel, et me ei saanud minna võib-olla Alpidesse suusatama siin, kes armastavad mäesuusatamist või võib-olla sügisesed Vahemere reisid on samuti edasi lükatud, et me otsime neid elamusi siit samast lähedalt. Ja mulle hästi meeldis, kuidas siin kõik tõid välja just sellist loovust, et samamoodi ma näen, kuidas muuseumid on tohutu loovaks muutunud nende kuude ajal ja ka me näiteks toome nüüd suvel välja Vabamu ratastel formaadi ja läheme hoopis üle Eesti väiksematesse kohtadesse kohale, et nii linnadesse, aga võib-olla ka vallakeskustesse, et teeme sellise mobiilse pop-up näituse, et minu, sinu, meie riik, et kus me elame, meil on ju varsti 30. taasiseseisvumise sünnipäev tulemas, et see on väga hea aeg mõelda tegelikult, kui paljudes aspektides eestlastel läheb ja on läinud väga hästi. Et positiivsetest momentidest, mille üle meil on praegusel võib-olla keerulisel ajal vastupidiselt põhjust rõõmu tunda. Nii et sa arvad, et võib-olla kodumaiseid kohalikke ettevõtteid tabab sel suvel hoopis külastuste või ostude rohke suvi? Ma näen seda küll ja ma näen seda enda pealt, ma näen oma tuttavate pealt ja samuti ka selle uuringu raames, et inimesed on kodus istumisest tüdinud. Nad on ära vaadanud Netflixi peaaegu otsast lõpuni. Nad on ekraanidest väsinud, et nad tegelikult ootavad selliseid ehedaid enamusi ja spaad, kontserdid ja ka just nimelt muuseumid saavad seda inimestele pakkuda. Nii et ma küll innustaks võib-olla just leidma see julgus ja niimoodi samm-sammult hakata katsetama, et see olukord ega suvi ära ei jää. No mis teised arvavad, kui väga inimesed ootavad erinevaid ideid, mida nüüd kodust välja tulles võiks teha? Väga ootavad. Et kui vaadata, mida siis kas või meie veebiski otsitakse, siis peamine on siiamaani olnud erinevad matkarajad muidugi, et mida teha välisõhus. See jääb tõenäoliselt, ma arvan, et see jääb veel circa poole juulini tippsiukseks märksõnaks, mida otsida. Aga väiksemad grupid hakkavad kindlasti liikuma juuni lõpust, nii et tuleb lihtsalt oma teenused ja tooted kohandada selle järgi, kuidas on ka ametlikud nõuded, kuidas tohib väljas liikuda mitmekesi, mitmetes gruppides ja nii edasi. Et on oodata, kui ka suvi nüüd veel ilus oleks, et on oodata päris palju külastajaid, ma loodan. Võrma, mis sa arvad, Eesti ettevõtjatele, kohalikele on lootust, et tuleb hea suvi?
Ma siiralt loodan, et tuleb hea suvi, kui vaadata kas või lauluväljaku näidet, et küsimus, et kas inimesed tahavad näiteks meelelahutust, siis täna muidugi nad tahavad seda, et seda on näha. Meie täna õhtune Smilersi kontsert müüdi välja 4 tunniga. Nii et see kindlasti näitab seda, et inimesed on seda pikalt oodanud, et midagi teha, saaks tulla kodudest välja ja midagi teistsugust teha, kui lihtsalt jalutada või metsas jooksmas käia. Mis ettevõtteid puudutab, siis juba täna tegelikult on näha, et ettevõtted on leidlikud ja ettevõtjad on leidlikud. Jälle näide lauluväljakult, et meil on aastaid või vist lausa isegi aastakümneid on siin seisnud üks roheline putka meie territooriumil tühjana, mida kõik möödujad kindlasti on näinud. Mere alleel on seda nimetatakse niinimetatud roheliseks majakeseks ja võtsin lihtsalt sõna otseses mõttes mõnel inimesel kinni kratist, kes siis on huvi tulnud justkui, et võiks nagu teha, tahaks nagu teha, aga siiamaani ei ole seda julgust olnud. Pakkusin välja, et teeme nüüd sel suvel selle asja ära. Lauluväljak aitab nii palju, kui me suudame ja oskame, aga teiselt poolt ka meil ei ole kõiki kogemusi ja oskusi ja inimesed tulid kaasa, et nii üllatav, kui ka see pole, et varasemalt seda ei ole olnud, et siis on ikkagi olnud mingid muud huvid, muud alternatiivid, et täna on nagu hästi huvitav see, et sa pakud välja mingisuguse lahenduse ja inimesed ütlevad, okei, muidugi, teeme ära, proovime, et selline heas mõttes katsetusaeg on kätte jõudnud, et võib-olla selle on tinginud see, et on natuke rohkem vaba aega tekkinud, mis ongi positiivne, et siis leitaksegi muid ettevõtmisi, mida varasemalt siis võib-olla ei jõudnud teha või milles ei leitud nii suurt tulu, et täna tahetakse see iga dollar sealt maast üles korjata, ma väidan. No ilmselgelt üritused toimuvad teistmoodi ja väga tore on neid mõtteid kuulata ja teiega jagada, et meil tuleb ikkagi tore suvi ees, aga võib-olla te olete veel kuulnud asjadest, mida teistmoodi tehakse. Näiteks olen kuulnud puutevabast ööbimisest, kontakti ja puutevabale nautlemisele pööravad väga paljud vabaõhuüritused oma tähelepanu. Mida veel teisiti tehakse? Olete te kuulnud siit-sealt? Riine? See teistmoodi, ma arvan, et eks praegu kõik mõtlevad, kuidas seda midagi ka teisiti teha, aga päris sellist konkreetset näidet ei oska tuua, aga ma arvan, et siin võib teistmoodi selles suhtes kas või oma reisiharjumuste mõttes mõelda, et kui kes on igatsev minna Kreekasse, siis teab, et näiteks Kuressaares või Saaremaal on olemas, Kuressaare lähedal on Kreeka õigeusu nunnaklooster, et ma arvan, et oma mõtetes või reisi soovides ka läheneda teistmoodi või et kui Gotlandi saarel ei saa, siis siin on olemas ka Gotlandi küla ja neid näiteid on üle Eesti igal pool palju. Keiu? Ma just täna hommikul kuulsin väga toredast ideest, et kuidas festivalid saavad toimuda lihtsalt väiksemate kontsertlavadega või meil on näiteks vanalinnas KGB vangikongid, mis on ülipopulaarne just kruiisituristide seas. Aga me mõtlesime oma turistidele välja just sellised õhtused, öised ekskursioonid, millega me alustame ja alates juunist. Ja sellised nagu just võib-olla mingid asjad, mida me ei ole mõelnud, kuidas seda sama põnevat asja saaks teha oma inimestele veel huvitavamaks. Ja ma arvan, et väga hea näide heast kohanemisest on ju kohvikud ja restoranid, kes juba siin kuu aja eest panid inimesed lihtsalt natukene hõredamalt istuma ja sai kohviku elu nautida. Et võib-olla lihtsalt see küsimus, et kuidas me saame neid inimesi võtta nagu väiksemate gruppide kaupa, et see on selline nuputamist väärt, aga ma näen juba, et seda ühel pool neid lahendusi leitakse. Liis või Urmo, tahate täiendada? Jaa, et mulle tuleb sellele küsimusele vastuseks meelde just üks Lõuna-Eesti ettevõtja Loodusturism, kes tekitas siis kontaktivaba kanuude, fatbike'ide ja kõige muu laenutuse, mis on väga asjakohane. Meie enda näidetest võib olla Juhan Liivi muuseum, kes ka pikalt on mõelnud, et kuidas nüüd ennast tuunida ja mida siia uut tuua ja nii edasi ja jälle siis kriis pani tegutsema ja on külastajatel võimalik õueluule näitust nüüd külastada, nii et saad selgeks kõik need vana-Eesti rehielamutüübid ja nii edasi ja juurde saad ka siis erinevat luulet kuulata oma nutiseadmega. Ja ei olegi vaja mingisugust kontakti giidi või kellegagi.
Aga mis veel on hästi popp, ma vaatan ka siin, et 360 kraadi tuli siin välja nüüd oma suisa e-poega ja nii edasi, et paljud piirkonnad kasutavad sellist mängustamist ehk et erinevad peamiselt läbi mobiili siis mängitavad mängud, et kuidas siis külalisi hoida väikestes gruppides, näiteks perena või siis paarina ja kuidas näidata neile piirkonda, tutvustada piirkonda ja kuidas siis külastajad saavad sellise elamuse. No Urmo, mis sa arvad, kas eeloleva suve teeb keeruliseks see teadmatus, et me ei tea, mida tulevik toob või hoopis see, et viimase 2 kuu jooksul on lihtsalt tarbijaharjumused totaalselt muutunud? Kindlasti harjumused on muutunud, et ma isegi olen ennast jälginud. Varasemalt mulle sellised virtuaalkoosolekud väga ei meeldinud, aga praegu tuleb tunnistada, et tegelikult on ju mugav, et sa hoiad sõiduaega kokku, sa hoiad teise inimese aega kokku ja mis siin salata, kuidagi need veebikoosolekud on alati väga punktuaalsed, et nad algavad õigel ajal ja lõpevad kuidagi varem, et on sellist võib-olla tühja müra on vähem, et kõik tahavad konkreetsed olla ja asjast rääkida, et kaupade koju tellimine näiteks on väga mugav, et mina jällegi olin fänn ise poes käima ostama, aga nüüd tellin internetipoest kauba koju kätte. Ülimugav lahendus ettevõtetel välja töötatud, et hommiku tellid. Praegu on juba järjekorrad väiksemad, kas siis inimesed käivad rohkem poes ostlemas või siis ettevõtted on suutnud rohkem kullereid välja panna, aga igal juhul, et juba samal päeval saad toidu kätte ja jääb see selline jällegi ajalises mõttes sul peaaegu tund aega endale ja endaga tegelema. Nii et mulle tundub, et on leidlikkust ja seda on väga osavalt ära kasutatud ja eks Eesti inimesele tegelikult natukesega meeldib, tuleb tunnistada, et ikkagi igaüks tahab sellist oma nurka, oma ruumi, et me võime küll öelda, et tahame kogeda õlg õla kõrval tunnet, aga võib-olla see ongi laulupeol, kus seda tahetakse kogeda, aga ülejäänud aega ikkagi see, ma arvan, et eestlase jaoks see 2 meetrit, et see on nii väike ruum, et eestlased hoiavad kindlasti pikemat distantsi üksteisega kui 2 meetrit. Nii et olukord on põnev ja huvitav. Liis. Ja seoses sellega, et nüüd jääb väga palju aega, et ei pea enam koosolekutele sõitma ja nii edasi, et oi, kes see tuli, et seda enam on ju aega kulutada elamustele, mida siis turismisektor ja ürituste korraldajad pakuvad. No nii, saatepool ploki lõpetuseks lühidalt küsin teilt kõikidelt, mis on viimase 2 kuu kõige suurem õppetund, mida endaga kaasa võtate? Kes tahab esimesena kommenteerida või vastata? Mina võib-olla võtaksin kohe siit sõnajärgust kinni. Ma olen tundnud seda, kui kättesaadavaks Eesti korraga muutub. Et ei ole enam nii, et kui me oleme Tallinnas, siis me olemegi Tallinna muuseum, et me tegime õpetajatele siin hiljuti ühe seminari, mis on samuti veebis ka järgi võtatav ja sinna inimesed tulid kõikjalt Eestist, tulid Võrumaalt, Pärnumaalt, Tartumaalt ja see, kuidas mõnes mõttes me oleme nagu rohkem kokku hoidnud ja ka see, kuidas me oleme korraga, kui me muust maailmast rohkem ära lõigatud, siis me võib-olla oleme tegelikult üksteisele lähemal, eelistame eestimaist, mõtleme kõigepealt Eesti kauplejate peale, Eesti sees olevate võimaluste peale ja ma arvan, et see on hästi tänuväärne. Riine. Võib-olla siit edasi minnes, et täpselt anna inimestele ideid ja mida teha ja anna see neile ette, et kas või kui me tegime blogipostitused nii-öelda graffitid Kuressaare linnas, et me näeme, et kui palju inimesed ikkagi seda uudistavad ja tõesti neid inimesi, kes tulevad uudistama, on ka, kuna on pildid ka juures, et vaatavad seda üle veebi, et võib-olla ongi, et rohkem näidata inimestel, mis on koha peal ka, teha see mingil määral veebis ka kättesaadavaks, aga siis tahavad inimesed tulla ka koha peale, sest seda on just kuulda, et igatsetakse väga just tulla ka siis koha peale vaatama. Urmo, viimase 2 kuu suurim õppetund? Võib-olla õppetunniks on see, et kõik on muutumises, et see, mis täna on kindel, ei pruugi seda homme olla, et inimesed peavad olema natuke valmis selliseks raputuseks ja ma arvan, et lõpuks ei ole halb, et see panebki meid kõiki mõtlema, et mina ettevõtte juhina näen seda, et töötajad suhtuvad töösse tõsisemalt. Loomulikult siin on hirmud, et hirm on koondamise ees, hirm on ilma töötajad, aga samas tuleb ju aduda, et see hirm võib iga päev olla ja see võib iga kord ka homme või ülehomme juhtuda.
ja ma leiangi, et see ei ole jälle halb, et see panebki meid võib-olla asjadesse tõsisemalt suhtuma ja korra käis ka see läbi, et see on koht, kus inimesed on saanud aktiivselt hakata justkui virtuaalselt suhtlema, aga väga palju ka ümberringi mina kuulen, on tekkinud sihuke hea kokkuhoidev peresuhtlus sõprade vahel, et inimesed tunnevad ka muret üksteise vastu, mitte ei ole see, et sa elad omas maailmas, omas kapslis ja kuidagi püüad edasi sõuda. Nii et mulle tundub, et see on kõik natuke üles raputanud ja on kõigil need silmaklapid peast avanenud, et maailm ümberringi on natuke teistsugune kui see, et lihtsalt punktist A punkti B minek. Liis. Ehk on kõige suurem õppetund see, et see eestlaste lemmiktegevus, see muretsemine ei vii ka mitte kuhugi, et tuleb tegutsema hakata, et kuigi me ei tea, millised on tingimused homme või kuu aja pärast, siis tuleb kohanduda ja tegutseda, ega siin muud ei olegi. Eriolukord on pannud mõtlema, millistest vabadustest me kõige enam puudust tunneme. Igas halvas asjas on ka natukene head ja eriolukord on ettevõtjates loomingulisuse välja toonud. Inimesed juba isegi ootavad võimalusi vaba aja veetmiseks. See võib olla hea võimalus Eesti siseturismile ja ettevõtetele. Liigume edasi järgmise saateploki juurde. Milline suvi meid siis ees ootab? Mida tasub oodata, millel silma peal hoida? Minu poolest kas või Lauluväljaku Vabamu Saaremaa Sibulatee kontekstis, aga võib-olla ka laiemalt. Palun. Urmo. Ma arvan, et tasub silma kindlasti peal hoida sellele, et kõik justkui jubeldavad mulle täna tundub selles osas, et kohe kui mingid piirangud leevenevad, et äge, nüüd võib jälle kõike seda teha ja kõik on lubatud. Et võib-olla tasub inimestel nüüd jälgidagi seda, et käitume ka ise vastutustundlikult ja võtamegi asja selles mõttes, et mõistlikult, et kui me oleme nüüd siin 2 kuud kõik olnudki kodused ja ruumis kinni, et nüüd ei tekiks justkui seda emotsiooni, et maailm on valla. Et võib-olla jah, see on täna see soovitus ja mille pärast mina olen ka mures, et just nimelt need suured üritused, suured kontserdid, mis toimuma hakkavad, et kuidas me ikkagi suudame seal tagada seda, et kui nüüd on 1000 inimest ühtäkki lubatud siin juulikuust, et kuidas näiteks Lauluväljak suudab siis ikkagi kõikide inimeste turvalisuse tagada, et meil nii-öelda ei tekiks seda teist lainet, et see on ka ülioluline ja seda ikkagi tegelikult tuleb silmas pidada, et selline sotsiaalne vastutus, ma väidan, et on täna mõlema poolne inimesed ja teised küljest siis korraldajad ja ettevõtjad peavad, ma arvan, et seda järgima. Liis. Ja see korraldaja poolne vastutus, et ma tunnen seda ka Sibulatee liikmete hulgas, et kuidas hoida, no üks asi on see, mida nagu valitsus ette kirjutab, 2+2 on ju ja kui suured üritused ja nii edasi, aga ikkagi sina kui, ma ei tea, sündmuse või gildituuri või mis iganes korraldaja, et see on lõppkokkuvõttes ka sinu vastutus, kui peaks jälle midagi juhtuma, et kuidas siis nendel ettevõtjatel ühelt poolt julgustada ja teiselt poolt ka siis neid natukene nagu maha tõmmata, et kus see piir on, et seda tuleb sellistel turismi sihtkoha inimestel nagu ise ka tunnetada ja endas ära tunda, et kus see läheb ja kuidas nagu nõu anda nendele ettevõtjatele. Aga sündmusi on suvel palju tulemas, palju uusi objekte on avanemas, nii et ma arvan, meil tuleb väga põnev suvi. Riine, millel tuleb silma peal hoida? Ma kindlasti mingite üritustena tooksin ka välja Mustjala muusikafestivali, mis toimub Saaremaal, et kui siin ooperipäevad jäävad ära, siis alati see ooperipäevadene nädala lõpp on justkui Saaremaal olnud väga sündmuste tihe. Just vaatasime, et pidi olema samal nädalal 6 erinevat suuremat sündmust. Aga on selline põnev muusikafestival, mis on juba üle 20 aasta siin Saaremaal toimunud nagu Mustjala festival, mis toimub tegelikult ka näiteks Ninase rannakaitsepatareis. Ehk siis see on täiesti huvitav asupaik ja nemad on öelnud, et nad tulevad see aasta suuremana kui kunagi varem. Ehk siis nad pakuvad alternatiivi ka
nii-öelda, kes ooperipäevadele ei saa minna. Ja samamoodi, et kuna kõik üritused on siiamaani ka toimunud vabas õhus, siis ma arvan, et see tuleb ka igati kaasa ja kindlasti tuleb selliseid armsaid külakontserte, ma arvan, ühe rohkem, et kuna siiski inimesed soovivad hingele seda kõike saada, kultuuri ja elamusi ja siis kõik üritavad ikkagi mingi alternatiivi leida. Keiu, mis sina arvad? Ma võib-olla esiteks peegeldaksin tagasi turvalisuse teemat. Meil on just olnud eelmine nädal see endal organisatsiooniga hästi suur väljakutse, aga sellise ühise jõupingutusega tegelikult kätepuhastusvahendid, klaasid kassadesse, kummikindad või maskid, need on tegelikult hästi tehtav, nii et ma julgustan ka väiksemaid ettevõtjaid siin kõrval, kes tunnevad, et nad on kahe vahel, et kas avada oma uksed, et võib-olla see on liiga keeruline nendest piirangutest kinni pidada, siis ma oma kogemusel küll praegu ütlen, et see on väga tehtav ja Tervisekaitseamet ja meil ministeeriumid on suureks toeks olnud, et täna me saame tagada muuseumis turvalise külastuse ja selle peale on kõik detailideni läbi mõeldud. Teine pool on see suvi täiesti tõesti paksult sündmusi täis. Meie väga ootame oma Vabamu ratastel siis sellist avanemist või avamist, mis peaks toimuma 15. juunil juba Superministeeriumi eest. Saab näha meie siis sellist pop-up näitust. See on, esialgu me pidime sellel suvel välja tulema suure merekonteineriga, mis liigub siis külast külla ja linnast linna, aga kuna piirangud on meie plaane natukene muutnud, siis me oleme ka selle üles ehitanud osalusnäitlusena. Ehk siis me tahame küsida igal pool Eesti maakohtades, väiksemates linnades koha peal, et mida inimesed Eestis elamisest arvavad, millega nad on rahul, mis on nende murekohad, kuidas nad tahaksid tegelikult, et Eesti elu edasi läheks. Ja võib-olla paljudel meil on täna ka selline tunne, et ei kipu ühistranspordiga minema võib-olla teise linna, siis meie teeme Vabamuga 2 sammu vastu, et me tuleme ise seekord siit Tallinnast ja Toompea jalamilt hoopis näiteks Pärnusse, hoopis Haapsallu, hoopis Ida-Virumaale, et täpsed kohad me juuni algusest paneme oma kodulehele vabamu.ee, et sealt saavad kõik uurida ja kui me ei jõua teie juurde sellel aastal, siis tõenäoliselt me paneme selle sama näituse ringlema natukene võimsamalt järgmisel suvel, nii et tahaks loota, et siin paari aasta jooksul teeme Eestile tiiru peale. No Urmo, täna on lauluväljakule väga märgiline päev. Esmakordselt saab tulla kontserti nautima publikualale autoga, oma autoga sõita sinna, kus tavaliselt meie kuulus laulupeo publik istub. Smilers annab oma esimese autokontserdi, aga kui hästi siis publik on selle ürituse vastu võtnud? See ju tegelikult ei ole meie rahvale või kultuurile väga omane formaat, et sõidetakse autoga alale ja hakatakse nautlema. See on tõesti väga teistsugune formaat, et ka meie jaoks oli see selles mõttes, et väga suur otsustuskoht, et kas me teeme seda või me ei tee seda, aga samas kui lauluväljak ei ole see eestkõneleja ürituste pakkumisel või suunanäitaja, et kes siis veel Eestis, kui mitte meie. Me oleme tavaliselt teinud loomulikult nii, et inimesed oleksid meie alal ja autod ära peletada siit. Olukord täna on jälle teistsugune, tuleb teistsuguseid lahendusi leida ja nüüd me teeme nii, et autod on meie territooriumil ja me peame kõik selleks tegema, et inimesed sinna autode vahele ei tule. Nii et jällegi teine aeg, teised lahendused, aga algus näitab seda, et see on populaarsust kogunud ja ega see julgus ka tegelikult tuli ikkagi sellest, et vaadates, mis siis toimub kaugemal. Täna ongi paljud kohad, kus on see asi õnnestunud, et Saksamaa näide, Taani näide, isegi lätlastel, leedulastel see õnnestus, nii et neid julgustavaid näiteid igalt poolt mujalt on, aga kindlasti ma arvan, et eestlastele see autoformaat ja autoga üritusele formaat täpselt nii palju toimub või toimibki, kui palju on meil nüüd need eritingimused, et kohe kui need eritingimused ära kaovad, et ma ei taha uskuda, et eestlane on valmis tulema kontserti kuulama läbi autoraadio, aga teisest küljest mine tea, et järsku mõnele inimesele see väga meeldibki ja ütlebki, et kuulge, et see ongi äge ja sellist asja võiks veel mõelda ja edasi teha.
No kui kaua plaanite sellise autoga ürituse sarja jätkata, on see saladus või võid sa avaldada või mis veel ees olevatel nädalatel lauluväljakul näha ja kuulda saab autost? Autost hakkab siis toimuma meil autokino, et iga päev 2 seanssi päevas, nädalavahetustel püüame, et Apollo kinoga koostöös teha lausa 3 seanssi. Aga siin ongi jälle vastus see, et täna õhtul või õigemini öösel, siis kui meil on kinoseanss lõppenud ja kontsert on lõppenud, et me oleme juba targemad. Band Smilers, Hendrik Sal-Saller ütles täpselt samamoodi, et ka tema ei tea, mis saab, et see ongi põnev, et juba ainuüksi see, et kui sa ootad seda aplausi kohta, et mis siis publik teeb, et kas siis läheb signaalitamiseks, antakse tuledega märku või kui bänd ei meeldi, et mis siis tehakse. Et Smilersi puhul kindlasti seda ei ole, ma ei usu, aga see on teistsugune lahendus, kui kaua see kestab. Jällegi, et ma arvan, et see on kuni eriolukorra lõpuni võimalik, et mis sealt edasi saab. Kinod kindlasti kolivad siseruumidesse, võib-olla, et veel on sellist välikino, miks mitte, et me oleme ka Apollo kinoga mõelnud, saame ka tegelikult ju kino näidata laulukaare ees niimoodi, et igal ühel on siis, ma ei tea, kas või oma murulapikenegi niinimetatud piknikvala, kus ta saabki kino vaadata ja ongi teistsugune kino, et miks mitte katsetada ja proovida ka teistsuguseid lahendusi just seni, et kuni inimene tunneb turvaliselt ennast siseruumis koos teiste inimestega. Et ma ikkagi näen natukene seda hirmu, et tahetakse justkui kõike, aga samas natuke nagu kardetakse ka. Rääkides digitaalsest kultuuri nautlemisest, mis sa, Keiu, arvad, mida see muuseumite kontekstis tähendab? Kas digitaliseerumine on siis muuseumite tuleviku muusika? Ma tahaks loota, et see, et tulla muuseumisse koha peale, näha päriselt seda eset, et see on väärtus omaette, et seda eset, kui just hologramm-tehnoloogiat kohe ei tule niimoodi laialdaselt kättesaadavaks, et seda eset ja selle olemust saab tunnetada ikkagi kõige paremini vabamuskoha peal. Kui meil on põgenejate paat, mis on läinud üle tormise mere 40ndatel siit Rootsi, siis seda sama ühte põgenejate paati saab tõesti tajuda ainult sellisel viisil muuseumis. Aga see virtuaalsus on võib-olla selline vahesild, et ta toob inimese nagu natuke nagu poolele teele lähemale ja ta tõesti aitab meil jõuda eestlusteni üle Eesti ja miks mitte üle kogu maailma ja sellepärast me praegu arendamegi tegelikult virtuaalselt hariduskeskust. Et õpetajad saaksid meie käest paremini õppematerjale, et nad saaksid tuua oma lapsed ja noored muuseumisse veebi vahendusel, võib-olla esimest korda, teist korda juba päriselt, aga esimest korda veebi vahendusel ja et see oleks neile lihtne. Et ju räägitakse, et meil on selline kodus töötamine on mugav, siis võib-olla see kodust muuseumisse tulek, kui keegi elab näiteks teispool maailmas, et ma arvan, et see virtuaalsus annab pool elamust, annab vähemalt maitse suhu, aga et ta ei ole kindlasti täielikult see, mis muuseumisse tulek on ja näiteks meie muuseumi teeb hästi eriliseks Eero Epneri kuuldemäng, mis on meie muuseumi jaoks loodud ja see juhatab inimese läbi 50 aasta ajaloo, kõikide läbi nende keeruliste aegade ja ta loob terviku just läbi nende sõnade, nende esemete, selle ruumi ja seda täielikku kõikehõlmavat muuseumi kogemust on võimalik saada ainult koha pealt. Sibula teel on sel hooajal ka palju üritusi planeeritud, näiteks Alatskivi lossipäev, suveetendus, loomulikult ka puhvetite päev. Kas need on praeguse seisuga planeeritud siis tavapärasel moel või tuleb nüüd puhvetisse virtuaalselt tulla? Ja ma kujutaks ette küll, et see isegi virtuaalselt oleks võimalik. Tellid igast puhvetist ette midagi, tuuakse sulle kohale ja võib-olla üle veebi toimub siis sellise varasemate aastate melu näitamine. Aga no meil ongi suuresti nii, et circa jaanipäevast on enamik kohtasid lahti. Näiteks Voronja galerii, kuulus suvegalerii, avab ka oma hooaja jaanipäeva paiku ja avab oma uue siis skulptuuride aia, mis on jälle üks võimalus pigem nagu üksteisest distantsi hoides kunsti vaadata. Meil avab uus Samavarimaja oma uksed circa jaanipäevast, mis on nii-öelda Samavarimuuseum ja tegeluskeskus.
Peipsimaa külastuskeskus avab oma hooaja circa 14. juunist ja nii edasi. Ehk et ütleme nii, et selline tavaline muuseumi külastuskeskused, nende hooaeg algab seal juuni teisest poolest. Ja siis tõesti need üritused, et suuremad üritused on isegi edasi lükatud, näiteks Alatskivi vanavaralaat, kus käib 1000 inimesi, on lükatud septembri algusesse. Loodame, et siis see toimib ja samamoodi Sibulade puhvetide päev, see toimub nagunii septembris, et me ei ole veel mõelnud, et me peaksime seda kuidagi virtuaalselt tegema või panema kitsendusi, et ma ei tea, et siia puhvetisse saab 500 inimest tulla näiteks. Aga mul on väga hea meel ikkagi, et selle suveürituste juuli ja augusti osalejate piirmäär on nüüd selline, nagu ta ametlikult välja kuulutatud on, ehk et meie selle suve, ütleme, ettevõtjate jaoks nii-öelda üks magusamaid päästeingleid, ehk et Tartu uue teatriga koostöös sündiv etendus Serafima pluss Bogdan, et see ikkagi praegu selline 99% tõenäosusega toimub, toob piirkonda päris palju külastajaid, kes võib-olla kunagi pole seal käinud ja annab võimaluse siis piirkonda avastada ja nagu me siis läheb käima ka kohe varsti kampaania, et tule varem kohale, ehk et ära tule ainult etendusele, vaid tule vaata, mis meil siin kõike muud ka pakkuda on. Saaremaa festivalid on päris kuulsad, muusikasündmused ja kõik muu juurde kuuluv. Näiteks Kuressaare tänavafestival, Saaremaa ooperipäevad, Muhu muusikafestival ju jääb, Island Sound näiteks, üritusi on veelgi. Kas sa, Riine, oskad rääkida, mis nendest festivalidest suvel siis saama hakkab? Kas midagi muutub korralduslikult või saab Saaremaal ka sellel suvel muusikat kuulda? No näiteks mainitud oli ka tänavafestival, mis toimub mai lõpus, ehk siis pidi toimuma 30. mail ja tuli ka eile teade, et see toimub, aga see kindlasti toimub hoopis teistmoodi, kui see on olnud varasematel aastatel. Ehk siis kui muidu on olnud tänavad on olnud suletud, peatänaval on olnud food truckid, kauplejad ja nii edasi, et siis see aasta tehti üleskutse, et inimesed tulge küll välja, aga külastage kohalikke restorane, kohvikuid ja minge kohalike poodi nii-öelda shoppama. Et tulge kodust välja, nautige seda aega. Kuressaare linnas on ka kõik väline, istumisvõimalused on ka nüüd tagasi. Ja ma arvan, et kui siin enne sai ka neist ohutusreeglitest räägitud, et ma arvan, et kõikide ürituste sihuke alljoone märkus või alati tuleb nüüd juurde, et hoidke vahet, hoidke distantsi, puhastage käsi ja see on nii-öelda üks punkt, mis alati jääb juurde. Aga praegu ma tean, et ooperipäevad on edasi lükatud täie programmiga järgmisse aastasse, ehk siis need, kes on soovinud neid etendusi näha, siis saavad oma külastusi planeerida järgmine aasta. Island Sound ka samamoodi ei ole küll öelnud, kuidas nad selle lahendavad, aga see on väga nutikas kamp, kes seal eesotsas on, et ma arvan, et see festival tuleb, aga kuidas, kui nad teada on, et nende külastajate arv on alati olnud piiratud, kuna see toimub siiski looduskaunil Illiku laiul, ehk siis nad on hoidnud seal umbes 4000 piiri peale nii osalejate kui ka korraldajate numbrit, ehk siis kõik inimesed, kes seal korraga on. Et kui see aasta on 1000 see piirmäär, et eks paistab, mis saab, aga ma arvan, et ikkagi alternatiive leitakse ja samamoodi, et kuna näiteks ka septembris toimub tänavapiknik, mis on väga populaarne, siis mis on nii-öelda saarlastele pärast tulemise peoks olnud, ehk siis kõik on oma suvised tegemised lõpetanud ja tullakse sügisel tänavale üheskoos ühe pika laua taha. Et kuna see on nii, see toimub täpselt septembri 1. nädalavahetusel, ehk siis ei ole teada veel, kuidas see tuleb ja võib-olla tulevad inimesed lihtsalt niisama kollivad oma laudadega välja, kui ei ole lubatud sellisel nii-öelda ametlikult suurelt seda teha, aga midagi ikka toimub. No oletame, et viirusepuhang on lõplikult seljatatud, seda me usume ja seda me loodame. Aga mis te arvate, mida me sellest olukorrast tulevikku kaasa saame võtta?
kas midagi uute hügieenireeglitega seonduvat, kas midagi muutub ürituste korraldamisega täiesti drastiliselt või naaseme me sellisel juhul täiesti tavapärase vana harjumuspäraste elurütmide juures ka selles valdkonnas, kus teie kõik tegutsete? Mis sa, Urmo, arvad? Ma tahaks loota, et kõik, mida sai nimetatud, et hakkab juhtuma, siiski väike sihuke, kuidas ma ütlen, hirm on, et me ühel hetkel ikkagi sinna samasse vanasse ratta jõuame, et seda ju tegelikult on alati see hea selline indikatsioon selleks, et kui majanduskriis tuleb, et siis inimesed justkui majanduskriis raputab inimesi üles. Et vahepeal võib-olla, et ongi vaja inimesi üles raputada, aga ma olen optimist, et ma arvan, et kõik läheb hästi, et inimesed saavad aru, et aeg on olnud muutusteks, muutused on löönud meie mõtlemist ja natukene ka meie edasisi plaane selgemaks. Ma arvan, et läheb kõik hästi. Võib-olla, et üks hea tähelepanek on ju veel, et kui vaadata täna juba ringi, et kas või need samad välikohvikud, väliterassid, mis on avatud, hinnad on tunduvalt mõistlikumad. Jah, võib-olla pisut täna alla oma hinna, aga mina jällegi täna ürituste korraldamise mõttes näen, et see õhk võib-olla on vahelt ära läinud, natuke on see hinnapoliitika mõistlikumaks muutunud ja see jälle omakorda tähendab seda, et ideaalis see võiks ju jälle majandust hakata käima tõmbama. Nii et lootust on. Liis. Ja selliseid käitumismustreid vaadata, siis tegelikult eks inimene on üks suhteliselt mugav loom, et nii palju kui lastakse olla, nii mugavalt ta on, et võib-olla ka siin korraldajad ja ettevõtte omanikud siis ka sellest nii palju õpivad, et teevad selle kas või kätepesu või deso või mis iganes teema, et teevad külalistele hästi mugavaks, et kuna inimene tahab olla mugav, siis need igasugused hoolitsused on ka mugavasti kõik kättesaadavad. Mis sa, Keiu, arvad? Ma näen, et see on võib-olla aidanud see aeg, meid on muutnud natukene paindlikumaks ja natukene kiiremaks. Et see kumbki märksõna võib-olla ei ole traditsiooniliselt käinud muuseumite kohta, aga ma täna näen, kui palju toredaid algatusi on selle 2 kuu jooksul tulnud, kuidas Kumu on teinud virtuaaltuure, kuidas on üles leitud kogudest põnevaid esemeid, mida siis kas või sotsiaalmeedias jagada. Väga palju selliseid toredaid asju ja samamoodi selline kodukontoris töötamine, muuseumi puhul näiteks me otsustasime oma muuseumit teha teiste lahtiolekuaegadega. Nüüd me oleme õhtul kella 7 avatud, et ka tööinimestel oleks nädala sees hea meie juurde tulla. Ja see on mingid väiksed asjad, aga ma arvan, et see on täpselt see, kuidas me saame kiiremini reageerida ja kui muuseum pandi kinni praktiliselt 2 päevaga, me olime taas valmis avama ennast nädalaga, uue näituse tegime praktiliselt 5 päevaga, et need ajaperspektiivid ja selline kiiresti reageerimine vastavalt sellele, mis väljaspool maailm teeb. Ma arvan, et see on väga oluline oskus ja me oleme saanud seda nüüd 2 kuu jooksul katsetada. Saadet lõpetav küsimus teile kõigile. Üks hea soov suvenautlejatele. Alustame Riinest. Ma arvan, et nautige suve ja avastage Eestimaad, siis kindlasti on paikasid, kus te veel käinud ei ole. Käige Ruhnus, tulge Saaremaale, avastage Setomaa ja nii edasi. Eesti ootab teid. Siseturism kindlasti on selle hooaja märksõna ja nii julgustan ka mina kõiki, kes linnast välja tahab põgeneda, aga samas jälle on olukord tingib, et peab linnas püsima, et siis lauluväljakut külastama. Meie territoorium on avatud, meil on suvel tulemas ürituste formaat, tõsi hetkel on autoga üritused, aga jällegi aeg on täna selline ja seda me pakume. Kui on ka ürituse korraldajad, kes sooviksid meie juures ettevõtmisi korraldada, siis meie oleme 2 käega avatud, oleme paindlikud, kui me suutsime autoga üritusele formaadi sisuliselt mõne päevaga ära teha, küll me siis ka kõike muud siin sel suvel suudame ja saame, et oleme leidlikud. Liis,
no meil on suvel laias laastus 12 nädalat. Me ei tea iial, mis ilm on, aga loodame parimat ja mõtleme, et meil on 12 nädalat, et siis võiks selline 12 kas või sellist ühepäevast väikest väljasõitu teha, et igaüks. Et kas on siis oma kas või kodulinna lähimasse kohvikusse, kuhu raha jätta või see on siis kuhugi kaugemale, Saaremaale, Tallinnasse, Sibulateele. Et võtkem see ka natukene selliseks südameasjaks ja et toetada siis kohalikke ettevõtjaid ja ilusat suve. Keiu, sinu lõpusõnad, soovitus suvenautlejatele. Ma võtan siinkohal kinni Virumaa muuseumit täiesti imelisest sellisest soovitusest ja kampaaniast, et vähemalt üks muuseumikülastus. Et meil on Eestis tohutu palju muuseume. Me oleme muuseumirahvas, meil on juba päris palju muuseumikülastusi aastas ja kui me igaüks lisaksime sinna vähemalt ühe muuseumikülastuse selle suve jooksul, et minge Pärnu muuseumisse, minge Saaremaa vaatama kindlust, minge vaadake Tartus ERM-i ja Tallinnas Vabamut, et neid valikuid on nii palju, et üks muuseumikülastus iga inimese kohta ja see aitaks juba tervet muuseumisektorit väga. Nii et kui on vihmased ilmad, siis vastupidiselt meie kutsume teid sisse, nii et ma arvan, et ilusat suve me tahame kõik, aga kui peaks need pilved pea kohal olema, siis muuseumid on kõige parem koht, kuhu sammud seada. Aitäh teile kõik, kes te selles vestlusringis täna osalesite. Liis, Urmo, Riine ja Keiu nende mõtete eest. Aitäh televaatajatele, aitäh meie virtuaalsele publikule. Võtame mõtted kokku. Sotsiaalne vastutus on nii ettevõtetel kui ka inimestel. Suurürituste lähitulevik on võib-olla ebaselge, aga kultuuri ja elamusi saab kogeda ka väiksematel üritustel. Tänase saate kõige olulisem märksõna võiks olla võib-olla see, et Sibulateel, Lauluväljakul, Saaremaal, Vabamus, aga ka paljudes teistes kohtades üle terve Eesti toimub palju toredaid ja kogemust väärt sündmuseid. Selliseks kujunes suvespunk. Kuigi eriolukord on lõppemas, siis meilt kõigilt oodatakse jätkuvalt väga vastutustundlikku käitumist olukorra edenedes ja elu edenedes. On olnud väga hea meel siin seda vestlust juhtida ja nimelt just tänase vestluse põhjal võiks tegelikult öelda, et meil on ikkagi põhjust rõõmuga suvele vastu vaadata ja suvelt palju oodata. Tasub vaid lahtiste silmadega ringi vaadata, ringi käia, teha uusi asju, mida varem pole tehtud. Aitäh meiega spunkimast. Soovin teile kõikidele imeilusat suve, mis peagi meie Eestimaale loodetavasti on saabumas. Uute kohtumisteni!